tulemast tagasi minu kanalile ja tere hommikust ka siis, et kell on tegelikult juba päris palju, et kell on juba varsti 11 ja tänasega algab siis meie reisiseiklus Poola Leoga siis ja tegin juba hommikusöögi, sõime selle ära ja nüüd siis ongi, et Leoga siin asjatame veel, läheb teeb ühe tuduga täna siin kodus veel ja pärast tudu lähmegi juba Võrru, et siis käime Pepas, et meil on nagu nii napilt, saime selle passi ka, et saamegi täna kätte, et siis saaks minna reisule Leo passi siis ja siis täna öösel hakkamegi sõitma ja öösel just nimelt sellepärast, et saaksime kohe, kui jõuame põhimõtteliselt siis enda majutusse sisse, et ei peaks kuskil ootama seda sisse saamist. Aga jah, ma võtan teid siis kaasa ja dokumenteerime selle reisi. Siis kui Leo läheb nüüd oma tuttu, et siis ma veel pakin neid viimaseid asju ja siis näitan ka, et mida ja kuidas ma olen praegu pakkinud. Et ma ise olen ka siin praegu niimoodi, et ega ma ei tea, mida ja kui palju kaasa võtta Leole. Et see on esimene kord, kui niimoodi nädal aega ära oleme, et tuleb põnev. Ja eks me siis dokumenteeri seda sõitu ka, sest lapsega sõita, 10-kuuse lapsega sõita autoga nii kaugele, ma arvan, et on põnev, teistsugune. Eks näis, mis see siis endaga kaasa toob. Aga jah, praegu siis lihtsalt siin chillame. Äkki ma saan natukene raamatutki lugeda, sest ta praegu mängib siin nii ilusti ise kõige oma asjadega. Mis tal siin on? No nii, nüüd on asjad pakitud. Siin on minu asjad, natukene Leo asju. See kott on ainult Leo asjadega täis, et siis mingi poditervid, särgita sööki on natukene siin ja siis mingid bluusid, püksid. Siis selle paki mähkusi võtame kaasa. Siin on kõik minu asjad. Siis see Leo tekike, siis siin troon ja siis see ka veel. Et see Leo siin natukene mudane muidugi sellest, kui me käisime seal jahimeeste kokkutulekul. Aga jah, siis see ka, siis on siin mähkuvahetusasjad sellised, mida nagu on autosõitis vaja ja siis mingid krõbunad ja vesi ja salfakad ja sellised asjad. Läheb veel kaasa see tool, söögitool, sest selle saab nii kokku lappida, et siis on nagu vähemalt see olemas. Siis läheb see kaasa. Siis minu jaoks on see siin. Siis rahakott ja minu käekott. Ja ma olen ise juba natuke stressis, sest ei ole ju varem käinud niimoodi ja ma loodan, et kõik läheb nagu ikkagi enam-vähem plaanipäraselt ja et ei tule mingid väga outside jonnimishetki. Ma olen juba mega palav. Väljas on ka nii palav. See bluus ja siis teksad ja siis jalad on nagu palju, et ma arvan, et ma panengi lihtsalt plätad. Ja tossud võtan kaasa. No me oleme nüüd autos ja hakkame sõitma siis Haanja poole, et alustada siis täna seda trippi Poola. Kõik kodinad on taga ja neid tundub nii palju olevat. Ma ei tea, kuidas nüüd kõik ära mahutada veel teise autosse. Found myself smiling more. The moment you leave, I feel down again. I talk to myself on the floor just to feel less alone. I swear that I'm trying my best. You tell me the stress shouldn't be a friend. I wonder where I'll end up next on the corner of hope. So hold my hand tight for a minute. I'll let you know when to let go. You give a little love with a little sun. Everywhere you go, everywhere you're running. You never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. Ja oleme nüüd omadega Poolas.
kell on mingi 8 hommikul ja me peatusime siin, sest mul vanemad tahtsid veits tukkuda, väsinud, ikkagi öösel sõitnud ja Leoga nüüd ma siin siis praegu jalutan ringi ja öön aega surnuks, ütleme niimoodi. Aga sõit läks enam-vähem hästi, ta magas suht kogu tee praeguseni ja nüüd sai süüa natukene ja nii et kõik on väga hästi läinud. Meie Leoga oleme nüüd Poolas kuskil tanklas. Varssavist oleme me läbi ja suundume siis praegu Krakowi poole. Mu juuksed on nagu väga hullud, sellepärast et see õhuniskus teeb oma tööd minu juukse struktuurile. Ja siis lugesin nüüd natukene raamatud, olen siin Leole süüa andnud erinevaid mingeid preesi, siis tatleid söönud. Ja need on jälle mingi uus maitse, see on Sweet Peach ja see oli päris hea, mulle väga meeldis. Selline, ütleme niimoodi, et see meenutab sellist tee maitset. Nii et kellele meeldib selline virsiku tee, siis ma arvan, et see meeldib teil ka. Aga nüüd peabki vaatama. Veel on minna mingi 400 kilomeetrit vist või alla 400 natukene. Aga jah. Loodame, et kõik läheb ikkagi edasi ka hästi. If I could tell you, I don't think you'd believe how long I felt this way. I'm begging you to stay. Liu! Liuga mägedes. Jalutame me olla. You pack up your car, 'cause you're going far away from here. I wish I could stall, but I never call. And you're going all the way this year. If I could tell you, I don't think you'd believe. No nii, me läheme nüüd oma selles ööbimiskohas. On esimene päev siis siin ja me läheme nüüd tagasi oma matkalt. Ja Leo nüüd sööb. Mina avan oma selle sellise asja. Mis asja? Sunny Angeli. See kindlasti mingi fake, aga siiski. Tahtsin osta. Ja see ei olnud üldse palju, see oli ainult 20 slotti, mis on siis mingi 4 eurot. Natukene alla 4 euro. Ei. Üle 4 euro. Nii, vaatame, mis me siis saame. Mis tegelenski? See on Redis või? Vist, võib-olla. No nii. Jah, see on vist Redis. Ma oleks tahtnud maasikat ausalt öeldes. Aga see on ka nummi. Panen selle siia oma telefoni külge. Nüüd saab Leoga midagi ka mängida. Tundub, et siit väga palju inimesi ei lähe. Ronime praegu rohelist rada ülesse. Ja sellest pidi maksma ka mingi 11 slotti pidi mina, nii et läheb päris järgult. Leidsime mingi maha jäetud või vana selle liini siit.
trossi või noh, selle lifti. Ja nüüd ma tulin siia. Sest lahe. Selline on siin mingi see väike majakene. Vot. See on kõik graffitit ja värki. Aga lahe näeb välja. Olegi käinud sellistes mahajäetud kohtades enam väga ammu. Lahe. Vaadata, millised need kõik nägid välja siin vanasti. Seda pikka teed ülesse, kuni seal all vorus. Sealt tulime ülesse. Täna siis on 4. päev või 3. päev, 3. vist, 3. päev. Ja ma teen hommikusööki Leole pannkooke. Ja kell on mingi 7:25, me hakkasime jälle täna megavara. Ja Leo on siin on niimoodi maas megajonnakas. Aga praegu täna on esimene päev, kus natukene parem. Nii et ma loodan, et homme on veel parem. Aga jah, selline siis siin. Ma räägin pärast tuledasi. Ja lytyskeikulle Leoga. Täna on shopping-päev, lähme shoppama. Vaatame, mida ilusad leiab. No nii, meil on täna jäänud nüüd viimane täispikk päev siin Zakopanes ja ma olen täna jäinud siis üksinda Leoga siia majutusse, et mõtlesin, ma täna võtan natukene vabamalt ja nüüd lähengi, et võtan natukene päikest ja loen siis oma raamatut, et üks raamat sai nüüd täna hommikul vist, jah, täna hommikul, täna hommikul või eile õhtul sai läbi. Ja nüüd on see viimane 3. osa ja siis on kõik. Ja siis teen teile mingi väikse tuuri ka, kuigi meil on siin suht segamini. Aga pole vast hullu, et midagi ikka on nagu saate aru, kuidas siin on. On see välisuks, siin kapid senised, tuleme sisse. Kohe avaneb pilt siis nagu elutuba ja köök. Siin telekas. Siin on vets, siit läheb see tuli põlema. Need uksed käivad lihtsalt mega raskelt ja see vets on suhteliselt kena. Siin on selline puidudetail, et mõnest sellist lahe selline, siis peegel ja need lambid on ka veel, lähevad siis sealt põlema hoopis. Siis siin on selline laud, aga siin on meie kõikide asjad ja siis dušš. Ja siin nii väike, mõnus. Tegelikult juba isegi väike, päris suur on.
ja siis siin on siis elutuba ja köök. Et ainukene asi, mis siin on, et on köögis on tegelikult päris palju asju nagu puudu nendest nagu, et söögi tegemise asju. Et päris vastik on ja siis magamistuba. Siin on ka kõik segamini tegelikult. Aga ongi, et lihtsalt mõlemad suht samasugused need magamistoad. Ma praegu sinna ei lähe, sest Leo magab. Ja siis kõikides tubades on siis sellised rõdud. Siis ma lähengi nüüd siia istun, võtan oma raamatu ja loen. See on lahe, see jookide värk vaata. Ma tahan ka teha. No nii, meie seiklused Poolas on läbi, ma olen nüüd kodus. Eile hommikul mingi kell 6, enne 7 jõudsime muul maale. Ja siis eilne terve päev oli selline pool zombi olekus päev. Siis mõtlesin, et ma ei taha mitte midagi teha. Ja oligi, et võtsime KFC-d õhtusöögiks endale ja siis oligi selline lihtsalt natukene mingi kodust natuke tiks ja siis magama. Ja Leol oli ka väga raske magama jääda. Et ta jäi alles võib-olla mingi kell 10, kell 11 magama. Ei tahtnud üldse magama jääda, sellepärast et see sõit mul maalt siia. Ta magas põhimõtteliselt terve tee ja see põhimõtteliselt juba rikkus ära selle ööune nagu alguse, aga pole hullu. Täna saab jälle kõik, et pole hullu, et täna saab, ma loodan, et kõik jälle korda ja ma saan lõpuks oma head jääkohvi siin juua, mida Poolast ei saanud ja aga noh, raske on ikka tulla reisid tagasi ja siis sellesse argiellu sujuvalt sisse nagu uuesti loksuda. Kuidagi imelik on kodus ka olla, aga samas on hea. Loodan, et teile meeldis selline veits kaootiline, ma arvan, reisi vlog, aga loodan meeldis ja kohtume juba järgmine kord. Tšau!